Mida sa tahaksid, et elektrolugeja sees teeks? Ahaa. No ma loodan, et inimene, kes seda raamatut loeb, et ta kogeb midagi sarnast, mida ma ise siis otsisin selle kirjutamise ajal, et kui see aeg on selline elektrit täis ja ärev, siis et ta leiab sealt mingisugust kinnitust sellele, et maailm on endiselt ikkagi ilus ja sellised halvad asjad, mis maailmas toimuvad ja see segadus on ajutine, mitte ei ole mingisugune reegel. Et ilu on ikkagi peamine ja et ise kirjutades seda ilu ja õrnust ma otsisingi, aga samas eiramata seda elektrit või ärevust, mis sundiski sinna ilu poole rohkem vaatama. Ja võib-olla oleks tore, kui ta paneb kaasa mõtlema see raamat ja ta rahustab, paneb midagi ilusat ja õrna märkama enda ümber. Sinu puhul nagu ei saa kuidagi mööda sellest, et sa teed mitmeid asju. Oled kirjutanud pikemas vormis, oled kirjutanud sarjade stsenaariume. Kuidas sa tead, millisesse vormi mingi sõnum tahab jõuda? Kuidas sa selle ära tunned? No ütleme, et kui ma kirjutan siis stsenaariume, siis seal pole nagu seda mõtet või kõhklust ei teki, sest seal ju oodataksegi lõpuks, eks ole, seda kas filmi või telestsenaariumit, telesarja stsenaariumit, aga mis puudutab igasugu teisi mõtteid, mis siis selliste mingisuguste vaimkehadena mu ümber kogu aeg siis tiirlevad, et nende kinnipüüdmisel ja siis vormistamisel tekib küll selliseid küsimusi vahel, et mismoodi seda lahendada võiks või kust see mõte mind ennast puudutab, et mille läbi ma teda siis väljendama saaksin hakata, mis kanali läbi ja ütleme, et mis puudutab sellist siis kujundlikumat teksti või luulet, et siis see on mingis mõttes mul nagu omamoodi viis lihtsalt ka kaasa mõelda maailmaga, et ma kipun niimoodi kujundlikult mõtlema ja siis ma panengi kirja mingisuguseid mõttekatkeid algul üldse mõtlemata nii täpselt läbi, et mis sellest võiks ühel hetkel saada. Aga näiteks teatritekstidega, näidenditega on ka niimoodi, et seal on ka neid, ütleme siis vorme väga erinevaid, et milline üks näidend välja võib näha ja siis seal mul vahel on päris huvitav näha, et mis sealt tulema hakkab ja alles võib-olla kuskil mingisuguses, ma ei tea, hilisemas faasis ma leian, et et tegelikult on selline lakoonilisem või napim vorm sellel lool, et see atmosfäär nõuab äärmist nappust näiteks ja siis ma teen ta nii saledaks, kui ma saan, aga teisest küljest mõni teine idee jällegi eeldab sellist lopsakamat väljendusvormi ja nii edasi, nii et see on hea küsimus jah, et neid, see ongi väga põnev ka minu jaoks, et kuidas just nimelt lahendada ja otsida ja ennast ka üllatada selle nii-öelda vormi otsinguga ja et ei oleks nagu sellist tunnet, et ma tean nüüd täpselt, mida ma nüüd mingi asjaga ikkagi peale hakkan, sest see nagu ei tundu nii põnev minu jaoks, et mulle pigem meeldib ikkagi üllatuda töö keskel ise, et kuhu see asi minema hakkab. Sa mainisid seda ärevust, mis meil praegu siin ümber on ja alati teda tuleb ju uuesti. Ja samas su eelmine raamat keskendus leina teemale. Ma tahan küsida kuidagi nii, et me võime ju analüüsida neid tundeid ja kogemusi ja käime teraapias ja leiame võib-olla mingisuguseid perekondlikke mustreid, kust mingid asjad on tulnud ja õpime oma emotsioone juhtima ja kõik nii, aga lõpuks mulle tundub, et me jõuame ikkagi sinna, et paratamatustega tuleb leppida mingil tasemel, et mis sa siis ikka teed, et
pead aktsepteerima, et saaks edasi minna. Aga see vahepeal ikka tundub nii ebaõiglane. Kuidas sina tuled toime nende leppimistega või aktsepteerimistega? Ja et selles mõttes igasuguste murede ja leinaga ja selliste raskete küsimustega leppimine ongi keeruline, aga see on paratamatult jällegi esiteks, mida vanemaks sa saad, seda rohkem neid koguneb su ellu ja mingisugune selline leppimine juba selle teemaga ise tuleb elus kaasa, et sa tead, et paratamatult midagi sellist võib juhtuda või tulla su ellu. Et selles mõttes on ta keeruline, aga ta on alati ka nagu, et see valu on nagu kahe suunaga, et tegelikult on küll väga halb olla ja väga valus olla, aga samal ajal ta liigub su sees kuskile sügavamale ja ta muudab midagi sinus avaramaks, paneb märkama midagi, mis on ühele inimesele surelikule võib-olla hädavajalik teada ja teadvustada, aga mida me siis omas rumalas enesekindluses oleme endale justkui endast kõrvale pühkinud ja mõelnud, et seda polegi võib-olla, eks ole. Et selles mõttes ta toob midagi sellist sügavamat esile sinus ja selles, mida sa märkad enda ümber. Ja leppimine ise on selles mõttes ikkagi see on hädavajalik, et selles mõttes ta muudab selle raskuse tänuks ja helguseks heal juhul ja see võtabki aega, et see on väga pikk teekond, teinekord ikkagi väga-väga pikk teekond. Aga lõpuks ühel hetkel sa märkad, et kurbusest ja isegi vihast võib-olla või pettumusest on saanud midagi helgemat, midagi tänu sarnast ja siis lähedki koos selle pagasiga millegi võrra ju rikkamana siis edasi tegelikult, et see on selline keeruline värk ühesõnaga. Aga vist on ikkagi nii, nagu sa ütled, et lõpuks me märkame, et isegi kui seda kuidagi peatasandil teada, et lõpuks pole muud teha, kui leppida, siis vist nagu neid eelmiseid samme vahele jätta ka ei saa. Jaa, et selles mõttes küll, et ei tasu nagu pead liiva alla panna iseenda tunnete ja oma mis iganes pettumuse, kurbuse ees, et see minu arust kuskile küll ei vii, et kui lihtsalt hakata eitama näiteks leina või neid raskeid tundeid, mis inimest tabab või kas või seda ärevust, mis meie ümber praegu on, et see tuleb ikkagi läbi tunnetada ja enda sees siis nagu kuidagi sünteesida millekski, mis laseb edasi elada, et seda ma olen ka märganud, et selline eitamine pigem tuleb pärast suure ringiga hoopis valusamalt tagasi, et selles mõttes küll, jah. Purustatud kortermajad, tapjakopterite parved, metallist peenised, lõhkevad pritsides kõrvetavad surma. See kõlab niimoodi, et tahaks ikkagi küsida, et mida me luulega siis selle vastu saame teha? See ongi ühest küljest jällegi seesama, et kui on mingisugused hirmud või selline üldine raskemeelsus olukorra üle maailmas või isiklikus elus, siis tegelikult lugedes teineteise kogemusi ja siis tabades mingisuguseid kujundeid, mis ennast puudutavad, siis me tegelikult mängimegi selle kuidagi enda sees läbi ja see on seesama, et ma ei pista pead liiva alla, vaid ma elan selle kuidagi läbi kas või läbi teise inimese teksti. Ja mul on väga palju olnud seda, et ma loen kellegi teise teksti, luuletust või ükskõik millist teksti, kas või mõtteavaldust ja ma taban, et see on väga täpne ja see midagi korrigeerib minu sees ja annab mulle selgema vaate ja see selgem vaade ise juba võtab mingisugused hirmud maha. Sest et kui sul on ebamäärane hirm millegi üle, siis seda on väga raske taltsutada, aga kui sa nagu saad aru, et see on nüüd sellepärast ja see on sellepärast, siis on ehk natuke lihtsam. Et selles mõttes ma usun jah, et selline läbimängimine võib aidata.
ma jäin mõtlema elektro puhul ka koha spetsiifikale, selles mõttes, et seal on mainitud erinevaid kohti, kas või Notre Dame või Siimusti, et missugust rolli kohad mängivad üleüldse sinu jaoks või elektros või ka sellel tasandil, et kui tähtis on sinu jaoks see, et kus sa asud, kui sa midagi kirjutad? Nojah, huvitav, et sellega on vist niimoodi, et Siimusti on mul ju alati kaasas, ükskõik kus ma samal ajal istun või kirjutan, siis kusagil see sädelev linnulaulune, rohetav ja ma ei tea, rukkipõlluna kolletav maastik on kaasas ja selle üle ma olen äärmiselt tänulik ja see on mingisugune varjupaik või tugipunkt ikkagi minu elus. Aga üldiselt ma mõtlen seda, et erinevad kohad, kus ma viibin, nad kuidagi inspireerivad ikkagi ja kõnetavad ja seal tekib mingi veider äratundmine vahel mingisuguse nurgaga, mida sa näed esimest korda, aga just kui oled seal olnud või oled unes seal sinna sattunud ja see kõik seguneb kusagil sinu sees millekski veel kolmandaks, neljandaks. Et selles mõttes nagu need kohad on mulle küll olulised, et nad annavad mulle mingisuguse impulsi alati, kui ma kusagil viibin. Ja selles elektros, selles kogumikus ma samamoodi nagu olengi siis ühe sellise nagu, kuidas öelda, üks hoovus sellest on siis need erinevad kohad, kus ma olen selle sama ajastu ärevust tabanud. Näiteks nagu seal samas esimeses luuletuses, kus ma olin kohe peale Ukraina sõja algust Pariisis ja nägin seal nagu tajusin justkui seal võõraste inimeste keskel võõral maal, olles täiesti nagu hõljudes mingisuguses veidras ruumis, tajusin järsku seda, et mu kodumaa võib olla ohus ja nii edasi, et me olime umbes 2 nädalat peale seda, kui see täiemahuline sissetung algas, oli reis planeeritud juhuslikult lihtsalt ja sõitsime ja siis vaatasime neid Ukraina lippe rõdude peal ja selles mõttes ta seal, see tunne oligi natuke teistsugune kui kodumaal, kodus viibides ja nii edasi, et erinev selline tunnetus avardub siis mingis kohas natuke teistmoodi ja seda on endal ühest küljest põnev jälgida ja teisest küljest natuke ka hirmutav, eks ole, vahel ja nii edasi, et seal on sellised minu jaoks huvitavad momendid. Õues tolmab märts, mis on kõigest lihavõtteni kestev pommirahes luid rappiv paast. Aga me tõuseme üles, me tõuseme, kõmistab Cesar Frank orelil. Orel, see üüratu vilepill, mis räägib Jumalaga väärikas pudikeeles. Aga võib-olla Jumal valdabki vaid pudikeelt ja meie oleme nagu ise arenema hakanud tehisaru, millalgi juba ammu 1004 enda looja eest minema kapanud ning ei tema nupp meid küll enam noki. See ürgmõmin, mida Jumal veel mõistis, on meil keerukaks grammatikaks arendatud ja kahju küll, kui Jumal ei saa lugeda meie raamatuid ja seadusi. Aga võib-olla ta naerab Tommi ja Jerry peale ja kuulab pastorite manitsusi ja tabab seal vahel enda nime vilksamas ja püüab ehk mõista, millest jutt käib.